Tere ilusat hommikut! Käes on jälle pühapäevase mõtiskluse aeg. Ja täna räägin sulle, või tuli selline mõte, et rääkida sulle natukene sellest, et miks meil siis ikkagi on nii palju ärevust ja miks siis ärevuse või läbipõlemine on juba tegelikult närvisüsteemi ülekoormus, mis järgneb sellele, kui ärevuse foon on püsivalt kõrge. Ja see püsivalt kõrge ei tähenda seda, et sul on ärevushäire, et sa kogu aeg värised ja tõmbled, vaid see tähendab seda, et see ärevuse tase on üle sinu tavapärase normaalsuse püsivalt kõrge olnud. Ja loomulikult see jutt puudutab ka neid, kellel ei ole läbipõlemist. Et mis siis on need põhjused? Ja minu käest on inimesed seda küsinud, et aga ma ju tegelen endaga, ma ju hoolitsen enda eest, ma ju korrastan oma mõttemaailma, ma tunnen oma tunded lõpuni ära või ma saan aru, mida ma tunnen, ma tegelen selle poolega endast, et miks mul siis ikkagi on selline olukord. Ja jällegi kõikidel inimestel ei ole, et järelikult mõned suudavad ennast paremini reguleerida kui teised. Või siis nende selline loomulik ärevuse foon on piisavalt madal, et välised segajad ja ärritajad seda nüüd üle hullumeelsuse nagu kõrgeks ei aja. Et kui nüüd tahaks ühe lausega öelda, et mis siis seda põhjustab, siis võiks öelda, et see on selle ajastu probleem. Et mis sellel ajastul siis viga on, et võib ju niimoodi küsida, et ajastul ei ole viga midagi. Aga mõtle nagu selle peale, et kui palju või kui kiiresti muutuvad asjad meie ühiskonnas, meie maailmas ja tegelikult meie igapäevaelus ka. Need asjad, millele sa pead vastama, millega sa pead kohanema, millega sa pead suutma toime tulla. Ja siin nüüd ongi see paradoks, et kui maailm meie ümber muutub kiiremini, kui meie oma sisemaailmas nende muutustega kohaneda jõuame, siis tegelikult hakkab keha tootma ärevust isegi siis, kui ühtegi reaalset ohtu ega põhjust selleks ei ole. Reaalset ohtu ei ole. See tähendab seda, et meie keha selles suhtes lülitub välja see osa siis meie ajust ja meie närvisüsteemist ja meie kehast, mis on võimeline reaalset ohtu hindama ja ära tundma. Ehk siis mingis mõttes nagu käivitub see ellujäämisrežiim. Ja keha hakkab ise tootma siis seda ärevust, hakkab seda üles ajama, eks ole, ja kogu aeg on inimesel siis vaimne pinge, mis siis mingis mõttes hiljem võib tekkida ka füüsiliseks pingeks, eks ole, et lihaste pinged ja kõik asjad on ju. Ehk siis mis meil on, eks ole, ohtu ei ole, aga tunneme ärevust. Ja see nüüd on see, et mis asjad need muutused on, millega sa kohaned. Võib-olla tundub, et kui vaadata mingi nurga alt meie ühiskondlikku elu, siis võiks öelda, et ma ei tea, 20 aasta jooksul väga palju muutunud ei ole, et mõned asjad on kogu aeg samad olnud. Aga samas jälle osad inimesed on nendele muutustele tundlikud. Pidev infoküllus. Kui palju meil on igasuguseid uudistekanaleid, ajalehti, telekanaleid, sotsiaalmeedia platvorme on jalaga segada, neid ei jõua kõiki üles lugeda. Väga paljudel inimestel on, mitte julge, vaid ei väida seda, et nagu kõikides sotsiaalmeedia platvormides, aga väga palju on neid, kellel on mingisugune 4-5 kontot ja nad neid kõiki kogu aeg nagu jälgivad, nad neid kõiki nagu kuidagi täiendavad, jagavad seal midagi, eks ole, või siis vahivad seda, mida teised teevad. Et ka see on üks põhjus, mis aitab seda ärevust üleval hoida. Mis siis veel? Pidev, võtame veel muutused, et mis muutused töö juures on pidevad muutused. On üks ülemus, on ühed töökorraldused, tuleb järgmine ülemus, on teised töökorraldused, tuleb kolmas jupp jumal vahele, on järgmised ülesanded, on ju. Muudetakse, mitte ülesanded võivad jääda samaks, aga muudetakse seda, mis iganes, sisekorda, sisekliimat, õhustikku, eks ole, mingisugune töökorraldus muutub ja see kõik võib inimest nagu selles mõttes mõjutada. Siis
Ja siin on nagu see koht, et ja siis ütleme selle ülemuste vahetamisega seoses inimestel tekib tihti see tunne, et ülemused tulevad ja lähevad, aga oma töö sa pead ikka olema võimeline ise ära tegema. Sõltumata sellest, kes on see ülemus, kes on see vahetuse vanem, kes on direktor, kes on president, kes on ükskõik kes on ju. Ühest küljest siis sellise välise infoküllus on see, mis tekitab, nagu ma nimetasin, kõik need uudised ja sotsiaalmeediad on ju. Ja vastupidi, olulise info puudus on ka see, mis seda ärevust alles aitab hoida või mida ta aitab alles hoida, ta aitab ka tekitada. Et mis on see oluline info? Oluline info on see, kuidas sa suhtled oma pereliikmetega, kuidas nemad suhtlevad sinuga. Oluline info on see, kuidas töö juures suheldakse omavahel. Kas aetakse ainult külajuttu või räägitakse päriselt vajalikest asjadest? Et külajuttude rääkimiseks me ei pea tööl käima. Neid me võime ükskõik kus rääkida. Tihti juhtub see, et tööl aetakse igasuguseid muid jutte ja need asjad, mis on vajalikud rääkida, võivad jääda rääkimata. See on see, mis tekitab ärevust, ehk siis vajaliku info puudus ja ebavajaliku üleküllus. Ja see vajaliku info puudus võib siis, ütleme, töösituatsioonides või ka peresituatsioonides võib kätkeda endas seda, et näiteks, et nii-öelda need inforingid, kellega mida jagatakse, on erinevad. Ja võib-olla sa jääd nagu süsteemselt mingisugusest infoväljast välja. Eeldatakse, et sa saad ise aru või eeldatakse, et sa tead ise või eelmine kord oli ka nii. Aga selles muutuvas maailmas inimene ei mõtle nii, nagu eelmine kord oli. Ta tahaks olla ka täna selle infoga kursis, mis tema isiklikku elu või tema tööelu vahetult nagu mõjutavad on ju. Siis mis veel? Ühesõnaga need samad asjad, siis need muutused, info üleküllus või info puudus, pidev võrdlemine. Kus meil see võrdlemine tuleb? Et võrdlemine, ütleme siis, võib nii sõpruskonnas kui suguvõsas kui töökollektiivis, mis iganes suhtlemissituatsioonides, kellega sa suhtled, võib siis tähendada, vaata osadel juhtudel on see, et ma ei tea, juba sinu isa või ema olid sellised ja et nagu kantakse üle siis mingisuguseid eelmisi mustreid, mis täna ei pruugi enam vastata tegelikult sellele. Või see, et sa oled kellegi poeg või tütar, ei tähenda, et sinna vahele saab võrdusmärgi panna, et sina oled tema, eks ole. Aga seda tehakse ja see võib olla nüüd see, mis seda ärevust üleval hoiab. Siis, mis veel? Need igasugused sotsiaalmeedia asjad. Võtame selle ka, et kui palju on neid inimesi, kes oma ükskõik millise sotsiaalmeedia kanali peal jagavad oma mõtteid, tundeid ja elu selliselt, nagu ta päriselt on. Neid inimesi on. Aga väga sageli on seal, käisime reisil, tegime seda, siis juhtus see, siis oli sünnipäev. Ühesõnaga, seal on mingid tähtpäevad, seal on ilusad asjad, seal on nagu mingisugused saavutused, eks ju. Aga kui palju sa räägid seda, et sa kurvastasid millegi pärast, et sa nutsid täna või et sul mingisugune, ma ei tea, vana trauma või lein tuli päevakorda, mida sa arvasid, et see juba 10 aastat enam üldse ei mõjuta sind, on ju. Üksikud inimesed teevad seda, enamus ju oma elu pahu poolt ei jaga teistega. Ja ma ei mõtle seda, et nagu maailmaga ei peagi kõike jagama, aga ka selle suhtlusvõrgustikuga, keda sa ise sinna valinud oled, sa ei jaga nendega ka, eks ole. Et sa tahad endast kogu aeg seda paremat osa välja näidata, seda paremat külge. Mõnes psühholoogiliselt võttes on see loomulik, et inimene tahab endast paremat muljet jätta, on ju. Aga sealt nüüd tekib see võrdlemine. See tähendab seda, et kui sa nüüd jagad oma päriselu, seda, et sa täna, ma ei tea, vandusid millegi pärast või olid tujust ära või kõik asjad ajasid närvi sind, siis sa lood endast ju selle kuvandi, tegelikult sa ei loo, aga sa kardad, et sa lood selle kuvandi, et kõik mõtlevad, et ma olengi mingisugune närvihaige, on ju. Et aga tegelikult sa ju ei ole. Ja siis, et ühesõnaga sa kardad seda kuvandit, mis võib tekkida. Ja seepärast püütakse siis endast jätta seda võimalikult paremat muljet, eks ju. Ja vaata, nüüd on see koht ja siis on teine asi, sa vahid seal teisi inimesi või sina anna mulle andeks, kui sina ei ole nüüd see inimene, kes niimoodi teeb. Aga inimesed vahivad seal teisi inimesi ja nad samamoodi näevad seal teiste eduelamusi, on ju. Ja siis nad hakkavad endaga võrdlema, aga mul ei ole midagi, mina ei saa seda või ma ei ole niimoodi teinud. Ja see omakorda nagu veel madaldab seda enesehinnangut ja see omakorda kasvatab ärevust.
kasvatab seda pinget, ma nimetan siin seda ärevuseks, see võib olla ka mis tahes pinge, eks ole, mõttetasandi pinge, tundetasandi pinge. Ja see ei tähenda, et need samad, mis ma nimetasin siin, see info üleküllus, info puudus, võrdlemine ja see pidevad muutused, need asjad ei pea sul kõik korraga olema. Kui sul kas või midagi nendest on, siis see tähendab seda, et see on soodumus juba selleks ärevuse kasvuks on juba olemas, on ju. Ja nüüd juhtub niimoodi, et kui nüüd midagi nendest on ja on nii-öelda pidevalt või pidevalt, ikkagi kestvalt, ütleme siis niimoodi, siis mis juhtub inimesega? Juhtub see, et väline müratase, mõni inimene ei tee sellest välja, milline keegi teine vaata välja näeb või mis värvi kellegi küüned on või kui palju keegi palka saab, et mõnda inimest ei loksuta see üldse. Aga mõni inimene läheb sellest ärevaks või läheb närvi, kui ta näeb, et sul on ilusam kui mul või sa teenid rohkem kui mina või midagi sellist, eks ole. Ja see tähendab seda, et see väline taustamüra hakkab elamist segama, aga inimene selles olukorras ise sellest aru ei saa. Ja see väline taustamüra, kõik need võrdlemised, kõik need pidevad kohandumised, normidele vastamised ja nii edasi, tekitab selle taustamüra ja siis tekib selline olukord, et selle välise müra baasil või selle foonil tegelikult ka inimese sisemine müra läheb liiga valjuks. See tähendab, ta hakkab iseennast võrdlema, iseennast analüüsima ja ma ei mõtle siin seda analüüsimist nii-öelda kasulikus võtmes, vaid just ta ise nagu pingestab veel ennast, näed, ma ei pidanud vastu, ma ei saanud hakkama, siis mul oli veel see, teine ja kolmas, eks ole. Ja siis juhtubki see, et keha enam ei reageeri, ütleme siis nagu päris ohule, vaid see, kui sa oled pidevalt nagu pingeseisundis, siis keha jaoks ongi see nagu oht, eks ju, müratase on nii kõrge, see ongi ohtlik ja sealt tuleb see ärevus, kuigi füüsiliselt ja vaimselt sind otseselt mitte keegi ei ähvarda ja tegelikult sa saaksid rahulikult edasi elada nii, nagu sa enne elasid, on ju. Et kuidas siis aru saada sellest, et inimese ärevuse tase on kõrge. Ja vaata, nüüd siin sõltub sellest, et vaata, ma nüüd ei räägi sellest isiklikust ärevusest, sellest ma olen kusagil mujal juba varem rääkinud ja võib-olla räägin kunagi veel. See, et meil süda hakkab kloppima ja kõhus keerab ja kõik läheb kuumaks või külmaks, kuidas kellelgi on ju mingid käed lähevad, lõuapärad lähevad pingesse, hakkad läbi hammaste rääkima. Et see on kuidas kellelgi või mingisuguses situatsioonis võivad siis ka sellised värinad ja ütleme füüsilised sümptomid tekkida, isegi palavik võib tõusta, eks ole. Ja need on nüüd need asjad, mis see värin ka, mis tekib, vähestel juhtudel paistab välja. Enamjaolt see ei paista välja, inimene tunneb seda ise. Et sina kõrvalt vaadates teise inimese puhul ei pruugi aru saada sellest, et tema ärevuse foon on kõrge. Aga mis paistab välja inimeste puhul ja seal taga on pisikene ärevuse poiss siiski olemas, on see, et liiga palju sotsiaalmeediat. Ja siin me nagu välistame praegu selle, et vaata, mõned inimesed töötavad nagu sotsiaalmeedias, kui sa oled turundaja või kui sa oled ettevõtja või midagi, sa teed seal neid oma asju, suhtled klientidega, see on nagu teine asi, aga see on see, et kui sa kerid seda ekraani seal edasi-tagasi, eks ole, sa sisuliselt ei loe midagi lõpuni, sa sisuliselt ei vaata üle 3 sekundi midagi, sa lihtsalt krutid seal. Ja seda on liiga palju ja see nüüd on üks asi, mis paistab välja. See on ohukoht. Kui sinu peres, kui sul endal on see, et sa saad aru, et see on, või sinu peres on kellelgi või töökollektiivis on see kellelgi, siis see on ohukoht. Mina olen näiteks oma arvukates töökohtades ja kollektiivides, kus ma olen olnud, olen tähele pannud seda, et osadel inimestel on näiteks kogu aeg Facebook lahti. Töö tegemiseks ei ole seda absoluutselt vaja, aga neil on kogu aeg lahti. Miks? Selleks, et, mina ütlen seda nii, selleks, et ärevust kõrgel hoida. Tegelikult, kui sa teed oma asju, sul ei ole vaja seda Facebooki vaadata sellel hetkel. Sul ei toimu seal mitte midagi sellist, mida sa teadma pead. Nii, see oli lihtsalt väikene märkus, aga see on see, et kui mina mingites väikestes rühmades olen seda märganud, siis tegelikult laias maailmas toimub päris palju sama mustri järgi. Sest inimesed käituvad mujal samamoodi nii, nagu nad käituvad väikeses grupis, väikeses kogukonnas, eks ole. Siis mis veel? Liiga palju telekat, liiga palju uudiseid, liiga palju Netflixi. Ja see ei tähenda, et sa midagi vaatama ega kuulama ei peaks. Aga see ärevus tähendab seda, kui ma räägin, et see nagu näitaja, et ärevuse tase on kõrge, on see, et kogu aeg taustaks peab mingi asi olema.
see on see koht, on ju. Ja osade inimeste puhul on ka liiga palju poodlemist. Et kas tal on midagi või ei ole, käiakse poodides asju vaatamas. Jah, kui sa teed seda, ütleme niimoodi nagu elamuse saamise mõttes, et ütleme korra või 2 aastas lähed kuhugi poodi, sul ei olegi osta midagi kavas, aga sa tahad võib-olla ilusaid kleite või ülikondi seal proovida ja tahad meeldivat teenindust kogeda ja sa lähed lihtsalt vaatad, et mis nagu selles valdkonnas, mis sulle huvi pakub, hetkel pakutakse ja mis seal toimub, see on teine asi. Aga see, et iga nädal käia mingeid poode pidi lihtsalt asju sisse hingamas, see näitab seda, et juba on see võrdlemine, juba on see mingisuguse parema platvormi ihalemine endale, eks ole. Ja mis siis veel on selle ärevuse sümptom, et mõtle nagu selle peale ka, et kui sa tead mõnda inimest, kes sinu arvates on edukas ja toime tulev, seal taga on tihtilugu ka ületöötamine. Et kui inimene veedab tööl rohkem aega, kui ta kodus veedab, siis see on ka küsimärgi koht, et midagi on seal ärevuse foonil, mingid asjad. Ja see ei tähenda, et kõik, ma nagu alguses ütlesin, et need ei ole ärevuse häired. Ärevuse häire on täiesti diagnoositav asi, on ju. Me räägime praegu üldisest sellisest ärevast seisundist. Ja see nüüd ei tähenda seda, et kui inimene töötab palju, et tal siis ärevuse häire kui selline peaks nagu tekkima, see ei tähenda seda. Aga see näitab seda, et tal on mingisugune sisemine pinge. Ja selleks ei pruugi nüüd olla ärevus, see ärevus, millest me siin räägime. Selleks võivad olla ka muud psühholoogilised tegurid. Neid on ka mitmeid ja nendest ma selles videos siin täna ei räägi. Aga siis üks põhjus, miks inimesed üle töötavad, võib olla siis see kõrgenenud ärevuse foon, kuigi see ei ole ainuke põhjus, on ju. Ja vaata nüüd, mis juhtub inimesega, ütleme ületöötamise kontekstis, et kui inimesel sellest sisemisest turvatundest jääb puudu. Miks tal jääb puudu? Võib-olla, kui me räägime ületöötamine, siis see on tööga seotud, on ju. Miks tal jääb puudu? Võib-olla ta on mingisuguses info ülekülluses ja see info, millega teda seal töö juures üle külvatakse, on ebaselge. Ehk konkreetsust on vähe, ütleme nii. Teine asi, võib-olla ta on info puuduses, võib-olla ta on mingist suhtlusvõrgustikust või ringist välja jäänud. Ja oluline info jõuab temani kas viimasel päeval või viivitusega hiljem, eks ole. Ja kui see ühekordne juhtum on, siis see ei muuda midagi. Me räägime siin korduvatest mustritest, eks ole. Ja kui nüüd inimene on see sisemine turvatunne on tal puudulik, et see ei ole nagu baasiliselt nagu rahuldatud, mis siis keha hakkab tegema? Keha hakkab otsima võimalust sooritada. Ehk läbi selle soorituse saavutada siis see turvatunne, et kui ma teen rohkem, siis ma tunnen ennast kindlamini. Et see on nüüd üks selline psühholoogiline nõks, mida inimene alateadlikult teeb. See, et ma tunnen ennast ebakindlalt ja töötan rohkem, on nüüd selle ärevusega seotud. Need muud psühholoogilised asjad, mida ma siin eelpool nimetasin, ei ole selle aspektiga seotud, eks ole. Ja kujuta nüüd ette mõnda edukat inimest, kes tuleb oma eluga hästi toime, kes teenib hästi, kes saab oma asjadega hakkama, kellel pealt näha on kõik justkui korras. Kõik on pealt näha, ma rõhutan meelega, pealt näha on korras, on ju. See, mis välja paistab, on nagu ilus, ütleme niimoodi. Aga mis tema elus toimub? Hommikul kell 6 on äratus. Siis ta haarab oma telefoni, siis ta vahib seda viimase minutini. Hea on, kui ta hommikul süüa jõuab. Enamjaolt ei jõua, kui lürpib pool tassi kohvi, siis ta läheb tööle. Nii. Siis ta tööl teeb seal, mis ta teeb, eks ole. Ja siis õhtul mõni läheb trenni, mõni läheb veel kuhugi, eks ole, tuleb koju, siis ta vahib telefoni või telekat ja siis läheb magama. Need on põhitegevused. Aga kus on aeg lastele? Kus on aeg kallimale? Kus on aeg isiklikele hobidele? Et paned tähele, tekib juba see orav rattas, jooksen, mul on kindlad asjad, on ju. Et tema elus kordub iga päev sama muster. Üsna iga päev. Et need, kes nüüd töötavad esmaspäevast reedeni, et nendel on, nagu võib öelda, et üsna sama muster, on ju. Et need, kes nüüd töötavad vahetustega, et sõltumata nädalapäevast, et nendel on siis see tööpäev üsna sama musteri järgi, eks ole.
ja niimoodi. Aga mõtle nagu selle peale, et kui nüüd enamiku ajast pead sa olema, ka sina, ükskõik kas sa pead ennast edukaks või vähem edukaks, see ei oma nagu mingit tähtsust. Kui sa pead nagu olema kogu aeg nagu millekski valmis, sa pead vastama mingisugustele nõudmistele, nõuetele, sa pead pidevalt millegagi tegutsema, sest kui sa ei tegutse, sa oled laisk, sa kardad neid hinnanguid, kui hakatakse võrdlema, või sa võrdled ise ennast, kui teised seda ei tee, eks ole. Ja tegutsema isegi siis, minul on küll olnud elus selliseid olukordi mõnikord, kus teed nagu asju ja siis tundub, et ma teen nagu küll ja ma usun või usun, ma tahan, et see oleks nagu tulemuslik, aga ma näen, et see ei vii nagu kuhugi. Eriti kui need tööülesanded, mida sa täidad, ei ole su enda välja mõeldud, eks ole. Et kas siis sellises olukorras ei teki see ärevus või kas ta siis ei kasva nagu suuremaks? Kasvab ju. Ja mulle tundub, et nagu sellepärast ma nagu jutu alguse juurde tagasi jõuangi, et see nagu see ajastu küsimus, et see, kui kõik muutub, kõik on kiire, meil on info, ütleme siis interneti olemasolule, meil on see info ajastu, eks ole, meil on kogu aeg info pealevool, info üleküllus, me ise mõnikord ei suuda olulist ebaolulisest eristada, meil kaovad piirid iseenda sees ja ka tegelikult teiste inimestega koostöös, ja selles on nii lihtne kaotada see oma kese, see oma tasakaalupunkt, oma päris siht. Ja seetõttu meil on siis, võiks öelda või ilus oleks nagu mõelda, et meil oleks vaja nagu teistsuguseid inimesi, et need, kes julgevad olla oma näoga, kes julgevad oma mõtteid väljendada, kes julgevad eristuda, et kes ei kiida kogu aeg takka või kes ei kannata nagu vaikides, kes julgevad oma asja teha ka siis, kui keegi neid pealt ei vaata või kui keegi neid ei jälgi või kui keegi neid ei kontrolli või kui keegi neid ei näe, eks ole, kui me räägime sotsiaalmeedia ajastul, et kui panna sinna oma sünnipäeva või mingisuguseid ilupilte kogu aeg või lihtsalt vahepalana jälle, et mingil hetkel nüüd on nagu see ära kadunud natuke või lihtsalt ma ei usu, et kadunud. Võib-olla minu infovoogu lihtsalt ei jõua võib-olla nii palju asju, aga vahepeal oli nagu täiesti, ütlen ausalt, tekkis nagu see, et kui inimesed rääkisid nagu vabadusest ja küllusest, siis mina oleks seda võrdusmärki tahtnud panna alkoholism sinna taha, sest et igasugust vabadust ja küllust presenteeriti ainult alkoholipokaalide taga. Aga vabadus ja küllus ei tähenda alkoholi, see võib tähendada ükskõik mida. Et ühesõnaga, kui selliseid pilte nagu kuvatakse endast, et siis, et mis on see, mida sa teed siis, kui sa ei joo, et ka sa seda ka nagu näitad, kui sa ei ole seal kuldsetes riietes, eks ole. Et see on nagu see koht ja sa ei pea seda näitama, aga oluline on see, et sa nagu tegeleksid selle poolega. Et kõik asju ei pea näitama, aga oluline on see, et seda teha ja tunda sellest nagu rõõmu, mitte otsida seda võrdlusmomenti, et kui teised panevad oma pokaali pildi, siis ma panen ka või teised panevad oma, kunstküünte pildi, siis ma panen ka või teised panevad oma reisipildi, et siis ma ka panen. Mitte, et neid panna ei või, aga et kui sa paned, siis tasakaaluks pane ka midagi muud, sest sa oled päris inimene. Et sellised mõtted täna siis sellel teemal, et miks meie ühiskonnas või meie inimestel, see ei puuduta ainult Eesti inimesi, see on igal pool maailmas, on ärevust rohkem, kui seda oli 20 aastat tagasi, miks seda on rohkem, kui seda oli 30 aastat tagasi. Et need samad kriteeriumid. Ilusat päeva sulle, mina olin Kaidili Välb, psühholoog, psühhoterapeut ja kohtume nädala pärast. Tšau, paka!